Mina olen Amalle Hellam, mina olen Avatud Eesti Fondi juhataja ja mul on väga hea meel tervitada teid kõiki täna siin selles toredas saalis meie filmile Roosa kampsun järgneval arutelul. Ja mul on eriti hea meel veel sellepärast, et meie fond on olnud läbi aastaid selline arutelude ja väitluste algataja ja seda enam, et sel aastal me tähistame oma 25. aastapäeva. Nii et kõik need asjad, mis meil toimuvad sellel aastal, on nagu ka meie väikese sünnipäevaüritused ka omamoodi. Aga nii nagu ma alguses ütlesin, me soovime ärgitada arutelusid, sest meie arvame, et mida vähem on arutelusid, avalikku väitlust ja arukat vestlust, seda rohkem on pingeid ühiskonnas. Ja seda me nägime väga selgelt ju ka eelmisel sügisel, kui arutleti kooseluseaduse üle. Äkki lahvatasid pinged ja läks peaaegu sõjaks lahti ja üks põhjuseid, miks nii läks, oli kindlasti see, et me ei rääkinud piisavalt palju üksteisega avalikult, silmast silma ja sellistes avalikes ruumides ja mitte anonüümsetes netikommentaariumites, kus sa võid öelda, mida tahad ja vastaseid nagu ei olegi. Ja tänase arutelu mõte ongi see, et me räägiksime kõikidest küsimustest, mis Roosa kampsuni filmiga seonduvad, mis seonduvad kooselu seadusega ja ükskõik, mis ka kooselu seaduse saatus ei oleks, sest selle arutelu jätkub, on tähtis see, et Eesti, mis on ju väga edenenud, arenenud, innovatiivne ühiskond, vähemalt me nii kõik kuuleme, et nii öeldakse ja me tegelikult tunneme ka seda, oleks igas mõttes hästi edenenud, et meil austataks mitmekesisust, inimese, indiviidi vaba valikut olla selline, nagu ta tahab ja räägitaks rohkem ka sellest, et mis on ka riigi kohustus kõigi kodanike ees, kõigi, ka nende kodanike eest, kellel on mingid erisused, kes on teistsugused. Ja räägimegi täna sellest avatult ja vabalt ja mul on nii hea meel, et selle vestlusega ühinevad just need inimesed, kellel ei ole ükskõik, keda te nägite siin filmis ja ka teised, keda kindlasti tunnete meie avalikust elust, kes alati peavad oma kohuseks öelda sõna sekka ja kindlasti on nende sõna väga palju mõjutanud ka meie ühiskonna protsesse, kas pikemas või lühemas perspektiivis. Aga nüüd ma rohkem ei räägiks ja ma annan sõna siis meie vestluse kõnejuhile, nüüd on uus sõna, mitte moderaator, aga kõnejuhile, Riina Sildosele, kes on kogu selle filmi idee taga ja siis meie vestlusest võtavad osa ka Henrik Kalmet ja kõigile tuntud Ilmar Raag, et palun, võtke sõna üle ja aitäh tulemast ja aitäh kaasa mõtlemast juba ette. Ma võtan mikrofoni enda kätte, siis Riina on produtsent ja produtsendi töö tähendab seda, et ta leiab inimesed tegema asju, mida ta soovib ja tihti näitlejad ja siin oli ka praegu niimoodi. Riina pidi juhtima ja leidis selleks inimese ehk minu. Aga minuga koos ongi siis Riina Sildos, kes on selle sama filmi produtsent, on paljude teiste filmide produtsent samamoodi, mis on kergitanud ühiskondlikke küsimusi, ka Ilmar Raagi klassiprodutsent ja Ilmar Raag, siis režissöör, nagu te teate, ja hetkel ka peaministri kantseleis nõunik, nii et vaatab sellele ka valitsuse nurgast küsimustele, mis ühiskonnas toimuvad ja et neid saaks paremini lahendatud. Ja siis ma arvan, et me võiksimegi siin natukene vestelda üldse laiemalt selle sallivuse teemal ja eks me saame alustada ikkagi ainult enda positsioonist ja vaadata, et mis me siis kunsti- või kultuuriinimestena teha saame. Et kui me vaatasime seda filmi, siis minu jaoks esimene küsimus on see, et film või muu kunstiteos saab olla ühiskondlike küsimuste püstitaja. Aga kui palju saab ta olla ka nende samade
murekohtade või küsimuste lahendaja? Tegelikult oleksid sa võinud kohe ise hakata vastama ja ma olen kindel, et sul on ka õige mitu vastust varrukast võtta. Minu enese jaoks on küll selge see, et ükski film ei paku lahendust, sellepärast et lõppkokkuvõttes, kui me vaatame, kuidas film või suvaline kunstiteos mõjub, siis ei ole see niimoodi, et te vaatate filmi ja homme juba mõtlete täiesti teistmoodi. Pigem on see niimoodi, et vaatate midagi, loete midagi ja seejärel räägite omavahel, et mis see nüüd oli, mida ma nägin. Ja see tõde selgub sel hetkel, kui te olete ise omavahel rääkima hakanud. Kui mina hakkasin filmiklass tegema, siis seal algab ka kõik ju suhteliselt juhuslikult, et üks mees ütleb seal teisele pärast seda, kui teda on tõugatud, et umbes, et pede oled. Ja siis sellest tekib mingisugune tüli, kusjuures ei ole ühtegi, minu enese jaoks ei ole seal ühtegi geid selles filmis. Küll on aga sellised kahtlustused, eelarvamused ja kõik muu, mis lõppkokkuvõttes viib ka traagiliste tulemusteni. Aga nüüd minu jaoks oli tookord oluline see, et ma võtsin selle loo aluseks õige mitu lugu, mis oli juhtunud Eestis, erinevates Eesti koolides ja panin sellest kokku selle stsenaariumi. Aga kui film välja tuli, siis hakkasid umbes sama vanad inimesed kui enamik teist mulle kirjutama e-maili ja küsisid, et aga meil on klassis täpselt sama olukord, mis selle filmis, mida ma peaksin tegema. Ja see oli selles suhtes keeruline küsimus, et ma sain aru, et ka see film tõepoolest püstitas küsimuse või mõtleme selle Roosa Kampsuni peale, ega seal ei öelda teile ka täpselt ära, et kuidas te nüüd homme peate elama hakkama. Ja siis mina oma küsimusega pöördusin tol korral psühholoogide poole, et mis on siis see kõige universaalsem asi, mida saab teha. Ja vastus oli see, et tuleb inimestega rääkida. Tuleb rääkida kahel viisil. Eelkõige sellepärast, et kui keegi tunneb ennast ohvrina ja kui ta kellegi ei räägi, siis on tulemuseks see, et siin sees tekib mingisugune ängistus ja mull, mis hakkab kasvama. Ja ühel hetkel võib see niimoodi üle pea kasvada, et inimene tegelikult kaotab kontrolli või kontakti maailmaga. Ja siis võivad tulemused olla traagilised. Aga olulisem veel, tunduvalt olulisem on see, et tihtipeale meil on tunne, et kogu maailm mõtleb ühte moodi ja meie ise järsku omame natukene teistsugust arusaamist küsimustest. Ja kui me sel hetkel ei püüa inimestega rääkida, et leida, kui palju on neid, kes mõtlevad meiega samamoodi, siis tulemuseks on see, et igaks juhuks ma siis ei räägigi oma mõtteid välja ja nii ei tule ka ühiskonnas mingisuguseid muutusi. Või ütleme, kui läbi ajaloo on teada erinevatel hetkedel, kuidas on tekkinud asi, mida kutsutakse moraalseks paanikaks, siis see, et inimesed tegelikult ei julge asju päriselt üksteisega läbi arutada, siis see on viinud näiteks nõidade põletamiseni keskajal. Sest need nõiad enamalt jaolt olid lihtsalt võib-olla naised, kes natukene käitusid teistmoodi. Aga ma isegi ei mäleta, mis see küsimuse algus oli, aga mu vastus on igal juhul see, et esimese asjana pärast filme tuleb filmist rääkida. Et nii nagu ka konfliktidega või probleemidega elus järgmine asi, mis sealt edasi on, tuleb rääkida, et aru saada, et kas äkki on veel inimesi, kes mõtlevad samamoodi nagu mina. Väga õige, ma just mõtlesingi, tahtsin enne ka toonitada, et kindlasti võtame vastu küsimusi ja jooksvalt, aga et teid meie diskussiooni rohkem kaasata, siis ma tahaksingi küsida seda, et räägime filmist ja mis te sellest filmist selles mõttes kaasa saite, et kui seda filmi on välja reklaamitud kui gei-filmi, siis kas teie jaoks ta on gei-film
ja sallivuse mõttes, mis sealt on võimalik võib-olla kaasa võtta. Ja siis seda tahaks ka teada, kui keegi vastaks, et kui palju see teie enda jaoks on teema. Et kas te tunnete, et see sallivus praegusel hetkel või sallimatus on teie ümber teemaks või see on mingi asi, mis on ka meedia poolt suuremaks paisutatud, kui ta tegelikult on? Kui keegi on julge, kes tahab vastata. Ma võin muidugi riided ära vahetada, minna sinna üles, mängida mingit õpilast ja vastata neile küsimustele. Just. Jah, et tegelikult sooviks ka teada, et äkki oleme meie mõelnud mingisuguse probleemi välja ja võib vabalt juhtuda, et tõstatame siin mingi kunstliku küsimuse üles, et kas keegi äkki tahaks ütelda, et kas, jaa, palun. Jaa, tere. Inglise kolledžist olen mina. Jaa, hello. Ja ma vaatasin selle filmi ära ja mis ma oskan öelda? Minu meelest võib-olla kõige parem olekski see, et kui ma ei näe neid ideoloogilisi traagelniite, et ma saaksin ikkagi nautida lugu. Et kuidas sinuga oli? Kas sa nägid seal mingisugust gei propagandat selles filmis? Täpselt ei oska öelda. Aga olgu. Jah. No siis oli väga hea, oli kavalalt ära peidetud meil. Aga no ütleme, mis on sinu üldine meelsus selle filmi suhtes? Mis seal oli positiivset? Võib-olla näitas aktuaalset probleemi, mis praeguses tänapäevas ühiskonnas on, et sallivus ja kõik see teistsuguste inimeste vastu. Aga kas sinu jaoks see sallimatus on teema? Tajud sa seda kuidagi igapäevaselt, ma ei tea, koolis? Ma arvan, et üksikutes juhtudes olen nagu näinud, aga igapäevaselt midagi mõtlema. Et sul on selline tunne, et seal koolis, nendes klassides ollakse suhteliselt sallivad? Jah. Ma ei ole kunagi nagu mingisugust suurt mingit asja näinud. Aga tegelikult see on ju sellest huvitav küsimus, et jätame isegi selle gei teema antud juhul kõrvale, sest sallivus on ju laiem küsimus kui ainult see küsimus, kui Roosa Kampsuni küsimus. Kui te peaksite ise mõtlema, mida te näete siin Eesti elus meie ümber interneti kommentaarides ja nii edasi, kas see sallivusest kui sellisest üldse on mõtet rääkida või on see tõepoolest tühine teema? Oota, see mikrofoniga poiss tahab rääkida. Jaa. Ei, ma hea meelega annaksin teistele ka vastata. Mis ma tahtsin tulla siin juures tagasi selle sama filmi juurde, et tegelikult see film on nagu mingisugune katse vaadata, et kuidas ühiskond vastu võtab. Et kas sallimatus on mingisugune teema. Et mul on tunne, et ta on teema just sellepärast, kuidas me vaatame, kuidas seda filmi vastu võetakse. Et nagu ma täna kuulsin, et olid mingisugused koolid, mingisugused klassid, kes loobusid siia seda vaatama tulekust, sest et nad interpreteerivad seda kui mingisugust gei temaatikat ja niisugust halli tsooni, millega on raske suhestuda. Et kui meie seda filmi tegime, siis meie eesmärk ei olnud teha mingisugust gei filmi. Me tegime lihtsalt filmi, kus võib-olla võiks olla selline tegelane. Ja nüüd me näeme ühiskonna sellest, kuidas seda vastu võetakse, millises olukorras või seisus on ühiskonna. Aga okei, see ei olnud nagu gei film sinu jaoks, aga milles see film oli? Minu jaoks on ta film tegelikult vaadates peategelase seisukohast, kes ei ole gei, on just see, et kuidas toime tulla ühiskonnas, kus on väga palju hallest tsoone. Et ütleme, et kui me oleme selles kooseluseaduse debatis värviti hästi mustvalge maailm, et on ühed, kes on ühel poolel, teised, kes on teisel poolel. Aga meil kõigil on võib-olla perekonnaliikmeid, võime mõelda siin kas siis vanema generatsiooni inimesi, kellel on mingisugused ühesed seisukohad, meil on sõpru, kellel on teised seisukohad, me võib-olla mingisuguses seltskonnas teeme ikkagi mingit tüüpi nalju, eks ju, siis et kuidas sellega toime tulla, et see ei tähenda, et keegi on automaatselt homofoob
või sallimatu ja see ei tähenda ka seda, et sa teises kontekstis pead kõik oma pereliinid läbi lõikama. Sest et ma võin teeme nagu lihtsamat käetõstmisega, et kes on teinud oma elus gei nalju? Kas te tunnete, et te olete homofoobid? Aga palju aga on teil perekonnas või kuskil inimesi või keda te tunnete, keda te võib-olla tajute, et nad on kergelt sallimatud, nagu väikse niukene tilgake rassismi või homofoobsust suguvõsas kuskil kokkutulekul? Kes tunneb, et tal on? Jah. Kõik ei pea kätte. Just. Et ma arvan, et see ongi see tegelikult teema, et kuidas need kaks maailma, ise olles selle vahel, kuidas neid kahte maailma ühildada. Minu jaoks on huvitav küsimus tegelikult ka, et ma olen ka Inglise kolledžist, aga ütleme niimoodi aastakümneid tagasi. Abiturient. Ja kõige huvitavam on see, et mööda on läinud tõesti väga palju aastaid, aga see, mis kooli ajal oli, et küsimus on selles ka, et missuses kontekstis need meie hirmud nagu välja löövad, et alati me siiski selekteerime enda seast erinevad inimesed ära ja eriti julm on see tegelikult koolis selles mõttes, et ma mäletan seda, et tavaliselt leiti nõrgemad inimesed üles, et kellel oli mingi viga, ta oli erinev, et kas ta oli kehakaal oli tal liiga suurem või ta oli liiga kõhna või tema vanemad olid lahutatud, oli nagu üksik laps või teine võimalus, see üks vanematest oli näiteks vene rahvusest, et alati leidis mingi põhjuse, et selles mõttes, kui tekib selline suurem kogukond, et siis on võimalik kõiki neid pingeid välja elada just nimelt üksikindiviidide ja nende nii-öelda õnnetute üle, et see nii-öelda psühholoogiline vägivald või füüsiline vägivald, mida me tegime mängufilmis Klass tegelikult, et see ühiskonnast minu meelest ei ole nagu ikka veel kadunud, või ta on nagu vaikselt nagu siiski taandumas. Aga huvitav reaktsioon, mille eest Hendrik Kajus täisa rääkis, oli see, et sellele samale linastusele tegelikult me kutsusime päris paljusid koole ja rääkisime õpetajatega ja tekkis see sama reaktsioon, et see teema millegipärast, et mis on gei film üleüldse, tegelikult see on olemas kindel žanr, kus siis tegelaseks või peategelaseks on siis kahe homoseksuaalse inimese vahelised suhted, et see on nii-öelda pealiin. Et Roosa Kampsun tegelikult ei ole kaugeltki gei film, see on komöödiafilm, see on ka omaette žanr, seal jookseb ühe teemana läbi, ütleme see gei teema ja selle üle siis arutlemine. Et see reaktsioon, ma imestan, et see oli aasta 2006, eks ole, et meile praegu aasta 2015, et on nii palju aega mööda läinud, aga sama konservatiivne suhtumine, et ei tekiks dialoogi või selle dialoogi kartuses ei ole sellist nagu soovi tekitada üldse mingit diskussiooni, et see on tõesti minu jaoks nagu veidi imeks pandav, et me ei ole arenenud, meie ühiskond ei ole arenenud, sest Klassi puhul oli samamoodi, et me tahtsime teha läbivaatusi ja screeninguid enne seda, kui toimus esilinastus ja see tekitas õpetajates nagu sellise tohutu vastuseisu laine, sellepärast, et nad ütlesid sellist probleemi nagu koolivägivald ei ole olemas. Tuli välja, et ikkagi on. Võib-olla natukene teisest vaatenurgast siia poole vaates. Ma lugesin hiljuti ühte huvitavat uuringut ja see rääkis sellest, kas on hea, kui ühes seltskonnas on ainult ühtemoodi mõtlevad inimesed ja räägivad omavahel juttu, või on hea, kui mingisuguses seltskonnas on erinevate taustadega inimesed ja siis peavad langetama otsuseid. Selle uuringu aluseks võeti erinevad sellised juhtumid või süsteemid Ameerika õigussüsteemis, aga kõige lihtsamal kujul Ameerika või USA ülemkohtu kohtunike paneelid. Seal on selline süsteem, kus iseenesest on suur ring ülemkohtu kohtunikke. Osad kohtunikud on määratud vabariiklaste poolt ja osad kohtunikud on määratud demokraatide poolt. Ja siis enam-vähem loosiga mingisugusel hetkel moodustuvad sellised kolmesed grupid, kes peavad langetama kohtu asjas otsuse.
mõnikord tuleb siis välja loosi tahtel, et kõik 3 on vabariiklased, mõnikord kõik 3 demokraadid ja seejärel on nagu segakooslused. Ja vaadati siis sarnaseid kohtulahendeid ja ilmnes, et kui kogu see kohtunike seltskond koosnes ainult ühe suuna tegijatest, siis olid otsused alati tunduvalt radikaalsemad või rangemad. Ja sealt edasi see uuringu tegija tegi siis järelduse paari teise taolise näite varal veel, et kui mingisugusesse gruppi on kokku sattunud ühtemoodi mõtlevad inimesed, kes peavad otsuse langetama, siis tulemuseks on peaaegu alati radikaliseerumine, ehk et nad muutuvad äärmuslikumaks ja muutuvad mitmes mõttes ka vägivaldsemaks, isegi kui nad võitlevad näiteks sallivuse eest. Ja sealt edasi läks uuring juba edasi julgeoleku valda, kus leiti, et tegelikult kogu ühiskonnas on tähtis, et ei jääks alles sellised grupid, kellel ei ole kontakte ülejäänud ühiskonnaga. On see siis näiteks slummides noored, kes sealt väljas ei käi, kes elavadki kogu aeg seal, kellel on omad kindlad veebileheküljed, kes iial ei lähe kuhugi mujale ja vaikselt keevad seal omas mahlas, radikaliseeruvad ja ühel hetkel me märkame, et nende seast on esile kerkinud terroristid. Aga kui ma see oli siis uuring. Kui ma olin selle lugemise lõpetanud, siis ma mõtlesin järsku, et kas see ei ole mitte üks suuremaid ohtusid, mis Eestit üleüldse ähvardab, sellepärast, et meie oleme ju ka siiski mitmes mõttes suure maailma ühel äärealal, kus on oht, et me ajame siin oma väikest Eesti asja või väikest Tallinna asja. Me ei suhtle kusagilt mujalt ja me ei pruugigi aru saada, kuidas me mingisugusel hetkel ühtemoodi mõtlemise tulemusena kasvatame mingisugust vägivaldset sallimatut hoiakut. Ja jälle teistpidi, me läheme korra siis tagasi filmimaailma, et on seal üks olnud küsimus, et kuidas filmistsenaariumis teha niimoodi, et mõni tegelane on sümpaatne. Alfred Hitchcock, kes oli suur manipulaator, seletas, et ei ole niimoodi, et sa võtad mingisuguse piltilusa näitleja, paned ta ilusasti riidesse, mehel annad ilusa auto veel juurde ja naisele, ma ei tea mille, ilusa noormehe kõrvale ja ongi juba tegelane kuidagi sümpaatne. Ei ole, Hitchcock ütleb. Tegelane muutub sümpaatseks siis, kui sa saad temast aru, kui sulle seletatakse ära tema mõtlemise loogika. Ja täpselt niimoodi toimub Hitchcocki film Psycho, kus alguses näidatakse ühte maniakki, kes tapab duši all ära ühe naise väga rõvedal moel ja seejärel kogu järgneva filmi jooksul seletatakse, miks ta niimoodi tegi. Ja filmi lõpus, kui me näeme seda hullu meest hullumaja palatis, siis me tunneme talle kaasa, ta on muutunud meile sümpaatseks, ehkki tegemist on jõleda monstrummõrvariga. Aga Hitchcock tahtis sellega lihtsalt tõestada seda, et me oleme agressiivsed ja sallimatud eelkõige selle vastu, mida me ei tunne või mille käitumisest me ei saa aru. Ja nüüd viime 2 asja kokku, et kui meil on ühiskonnana või ühiskonnagruppidena olukorrad, kus me ei suhtle nendega, kes meile ei sarnane, siis need teised muutuvad meile igal juhul monstrumiteks. Ja siit lähtuvalt ma tahtsingi küsida teie käest, et kui me räägime kogu sellest sallimatuse diskussioonist, et kas teile tundub, et seda on praeguseks hetkeks, et seda on vähe, piisavalt või liiga palju sellest teemast on räägitud? Kas teil tekib mingisugune, kas teil on üleküllastuse tunne või teil on tunne, et teil ei ole piisavalt informatsiooni, et näiteks oma seisukoht kujundada? Sa mõtled siis mingisuguseid konkreetseid kaasuseid? Et kuidas käituda sellises olukorras, kui sul on sõber, kes on gei või mingisuguse kiusamise olukorras ja seda?
Jah. Aga koolis sellest, kas üldse räägitakse? Ma saan aru, et osad koolid siia ei tulnud, okei, seda ei ole mõtet ka nüüd nagu korrata ja raiuda. Miks te minu filmi ei tulnud vaatama, aga olgu. Ise teavad, millest ilma ei. Aga et kuna see on ühiskonnas üleval, aga palju see koolis kajastub? On mingi ühiskonnatund või? Et meie kool on ikkagi piisavalt liberaalne selleks, et me ikkagi arvutame seal selliseid teemasid ja nüüd ongi, ma arvan, et meil siin on raske öelda, kui palju sellest nagu ülejäänud ühiskonnas räägitakse. Meil on lihtsalt sellised erinevad tunnid, me näiteks, kui meil on aine inglise keel, siis me tegeleme hoopis teistsugust asjadega kui teised koolid ja me arutame ja räägime seal sellistest asjadest ühiskonnaõpetuses samuti. Et ma arvan, et paljudel meil on siin raske öelda, kuidas see seis nagu ülejäänud ühiskonnas on. Kas tahtsid ka midagi öelda? Ei, ma ei pannud tanki sind praegu, mulle tundub, ma lihtsalt olin siin kõrval ja ma nägin, kuidas sul mõte tekkis, mitte et ma tahaksin rünnata. Ei, otseselt mitte, mõtlesin sellele kaasa, et ma nõustun sellega, mis ääre kõrval ütles. Mina nõustun sellega täpselt samamoodi, et kui see üldine debatt tekkis, siis see on täpselt see, millest Ilmar rääkis. Mis on see meie oht, et see võib meile ka väga šokeerivalt mõjuda, et sa ikkagi ümbritsed ennast sarnaselt mõtlevate inimestega. Ja sa arvad, et terve ühiskond koosnebki sellistest inimestest. Ja üks hetk sa oled hämmastunud, et kuskilt ilmuvad välja hoopis teistsugused inimesed, kes mõtlevad teistmoodi. Ja ega sealt poolt on samamoodi, ega minu poolt on samamoodi tegelikult ju reaktsiooniks sallima. Teatud mõttes, kui ma mõtlen, mina väga salliv, olen sallimatu nende sallimatute suhtes. Ja või kuidas olla salliv nende suhtes või mõista, eks ju, nende seisukohti. Minul näiteks on selline asi, et mul on Facebookis väga palju sõpru. Nii nagu Facebookis ikka tihtipeale juhtub, tegelikult ei saa aru, loomulikult ei tunne kõiki oma sõpru. Aga ma olen aru saanud, et mõned neist mõtlevad minust väga-väga erinevalt, isegi niimoodi, et ma aeg-ajalt vaatan nende postitust ja ma tunnen, kuidas veri hakkab keema ja tahaks juba seda unfriendida. Ja siis ma mõtlen, et stop. Las ta olla mul nagu reality checkiks olemas, et ma saaksin aru, et see niimoodi on ka võimalik. Et ma ei, täpselt see, et ma ei lõikaks ennast teistpidi mõtlevatest inimestest ära. Aga minul oli veel selline huvitav kogemus. Olin möödunud suvel kaitseväemissiooniga Aafrikas. Ja mina olin küll tõlk, aga seal oli hästi palju suhtlemist kohalikega ja seal oli 2 kogukonda, kes mitte lihtsalt üksteist ei sallinud, aga nad peaaegu olid valmis ka üksteist ära hävitama, kui ei oleks seal meid kusagil vahepeal olnud. Niimoodi, et enne meie tulekut oli oht, et seal toimub sama, mis Rwandas, kus umbes kuu ajaga tapeti ligi 1 miljon inimest, natuke vähem. Ja siis ma mäletan üks esimesest kordi, kui me läksime patrullima, siis ütles üks veebel seal oma sõduritele, et jah, ma näen, et te natukene kardate seda keskkonda, pange mustad prillid ette, sest muidu kohalikud näevad teie silmis hirmu. Ja tõsi ta oli sellepärast, et me ei teadnud, kuidas nagu need teised meid hakkavad vastu võtma. Ja siis kõnnime seal linna peal ja ma aeg-ajalt näen ka mingisuguseid noorte musklis meeste seltskampasid, kes vaatavad meid selgelt alt kulmu. Ja ma saan aru, need on meie kliendid, need on need pätid, need on need pahad. Ja et nendega meil võib tulla hiljem lööming. Aga minu üllatuseks ohvitser, kellega ma olin kaasas, kes oli saanud päris hea väljaõppe selles, alati kui sellist seltskonda läks, ütles mulle nii, lähme räägime nendega. Ja see oli, esimesed korrad see valmistas mulle isegi väheke hirmu, aga hiljem ma läksin nendega kaasa. Et nii, tere mehed, mis teete? Et olete siit kvartalist või? Et tööd ka teete või? Meie loomulikult tahame ka natukene mingit luureinformatsiooni saada, aga imelik asi juhtus peaaegu alati. Nad hakkavad meiega rääkima,
ja kõikide nende vestluste lõpus, kuna meie ülesandeks ei olnud ei neid kuhugi vangi viia ja arreteerida ega maha tappa, me lahkusime alati naeratades, isegi siis, kui me saime aru, et tegelikult need on need pätid, et noh, et ilmselt tegemist on vendadega, kes siin võib-olla öösel üritavad kusagil kedagi röövida või nii edasi. Aga esimese asjana ma hakkasin aru saama, et neil on oma loogika ja võib-olla seda probleemi, mis on, meil lahenda isegi mitte niimoodi, et viiks nad vanglasse, vaid probleem on suurem. No üks näiteks selline väikene lugu, me läheme nüüd natukene sellest teemast kõrvale, aga tegelikult see on sama asi. Oli selline olukord, kus tänava peal me näeme, et siis mingid vennad on pannud põlenud kummid keset teed, peatavad taksosid kinni ja siis võtavad taksojuhtidelt raha ja siis laseb taksodel ära sõita. Me läheme juurde, mis te teete? No ei, meil on siin nagu taksojuhtidega kokkulepe, et me hoiame selle tänava turvalisena ja et nad maksavad meile raha ja siis me vaatame, et siin nagu pahad poisid ei tule. Me ütleme, et ei, selle jaoks on nagu politsei, et teil ei ole seda õigust, me ei luba teil seda räketit siin teha. Nad nagu solvuvad, lähevad minema, meie läheme pärast nende baasi ja ma räägin, et saate aru, et ega te ei saa sinna tagasi minna, et me tuleme uuesti, et me ei lase teil niimoodi kohalikelt elanikelt raha välja pommida. Mille peale nemad ütlevad, aga kuidas me siis süüa saame? Ja ma ütlen, võib-olla tuleks nagu mingit tööd leida. Ja ma ütlen, ei noh, aga me ei ole siit linnast pärit, et siin ei anna meile keegi tööd ja see on nagu ainuke asi, mida me saame enda toitmiseks ära teha. Ja mina ütlen, aga võib-olla lähed minge siis tagasi sinna, kus te tulite. No ei, seal on ikaldus ja vaesus, seal ei ole nagu üldse süüa. Ja ühteki ma saan aru, et läbi selle, et ma hakkasin nendega rääkima, ma sain aru, et tegelikult seda probleemi ei ole võimalik enne lahendada, kui nendele meestele on tõepoolest mingisugune töö ja äraelamise võimalus leitud. Ja see ei ole mitte lihtsalt see, et tegemist on kurat näed vaenlasega, kes siin, kellel on relv käes ja kes võib ühel hetkel väga agressiivne ja ohtlik olla. Aga selle asja taga oli see, et nagu mind sunniti, mine, läheme räägime nendega. Aga kui palju teil on seda võimalust? Selles mõttes mina arvan, et see on päris õige tähelepanek, et me oleme sarnastega koos, me oleme nendest teemadest rääkinud, eks ju, suhtleme teiste sallivatega, et kui palju on teil neid kokkupuutepunkte, kui te peate kellegiga näiteks sellel samal teemal väitlema, arutlema, kes on teiega, arvab täiesti teistmoodi. On tulnud ette selliseid vestlusi, et kedagi on vaja veenda. Issand kõmelik mikrofoni rääkida. Et pahatihti ka näiteks selle filmi puhul, meil näiteks Indrek Ojarit näidatakse sellise koleda, ropendava vastiku vennana, kes nagu homosid vihkab. Aga samas me nagu ei esita küsimust, et aga miks ta seda teeb. Et minu meelest me võiks nagu seda rohkem suruda, et kuidas ma nüüd ütlen, et inimesed, kes mõtlevad meist teisiti, miks nad seda teevad, miks nad teisiti mõtlevad, aga pahatihti me ütleme kohe ära, et ta mõtleb teisiti, ta mõtleb valesti. Näiteks ka mitte tahes kuidagi seda siinset diskussiooni maha teha, aga nagu ka siit natuke kumab ju tegelikult see, et need, kes on homofoobid, on halvad ja need, kes on homofiilid, siis on head. Mitte küll nii robustselt, nagu ma seda ütlesin, aga ma ei tea, kas mingit head näidet veel võib olla. Näiteks, ma ei tea, Islamiriik on küll väga mööda näide võib olla, aga ka nende puhul me näiteks ütleme, et nad on hästi halvad ja nad tapavad, aga samas mitte keegi ei küsi, et miks nad seda teevad või miks nad niimoodi käituvad. Kui tohib, siis ma lisan siia nii palju, et Ilmar ütles, et alati peab olema erinevaid osapooli igasugustest kogudes ja debattides ja tõesti kuulda ka teist poolt, tõesti tema argumente ja minna sügavuti ja aru saada temast. Ja me peame ütlema, et me kutsusime siia ka neid, kes teisiti mõtlevad, teisiti mõtlejaid või teistmoodi mõtlejaid. Me kutsusime 5 inimest ja kuidagi kellelgi ei õnnestunud tulla.
ja kindlasti olidki väga tõsised põhjused. Mõned poliitikud küll soovisid, aga me praegu enne valimisi igaks juhuks poliitikuid ei hakanud siia kaasama sellesse vestlusse. Aga iseenesest sul oli nagu 100% õigus ja isegi see on täiesti aus kriitika, mis on selline tehtud. Mina ütleks selle kriitikale vastuseks ainult seda, et tõepoolest vastavalt nagu sõnaõigusele on mul diskussiooni alguseks õigus esitada oma argumendid ja ma muuhulgas ütlesin, et me võime seda Indrek Ojari tegelast tõepoolest näha sellisena, nagu ta on, aga pärast seda ma olen küll valmis absoluutselt selleks, et rääkida. Ja kas või selleni, et me võime ka ISISe tegelastest loomulikult rääkida sellepärast, et seda probleemi, mis neil seal on, ei lahenda ainult sellega ära, et pommitame nad surnuks. Jaa, mis mina tahtsin võib-olla kergeks vastuväiteks öelda, et kui me räägime sellest, et meil on siin mingisugune nagu alusväide, et see on positiivne nii-öelda ja negatiivsed kangelased on seal. Võib-olla see tuleneb nagu sellest teatud sfääri tungimisest. Et mina või ütleme, räägime siis sallivusest, eks ju, kui me peaksime aktsepteerima mingisuguseid gruppe, siis ma aktsepteerin nende õigust käituda nii, nagu nad soovivad, kui see kuidagi ei pärsi minu õigust käituda, kuidas mina soovin. Aga et kui teatud grupid nii-öelda hakkavad kuidagi endale krahmama tõemonopooli ja proovivad kuidagi teiste õigusi vähendada või üldse mitte neile anda õigusi, siis sealt poolt tekib minul see küsimus nii-öelda head ja pahad või kõige lihtsamalt väljendada. Ei, lõpuks või väga tihti on siiski sellised olukorrad, kus vaidluse lõpuks jääb järele miski asi, milles ei jõuta kokkuleppele. Mõnikord on väga hea, kui leitakse kesktee või leitakse see kompromiss ja kõik on õnnelikud, aga samas on ju niimoodi, et igaüks teab, et kusagil meie sees on võib-olla ka see piir, millest ei saa allapoole näiteks tulla. Näiteks see, et minu jaoks on see, et sul ei ole õigust teist inimest tappa, ükskõik mis. Ei ole sellist ideoloogiat või õigustust, mis seda õigustaks. Samal ajal, kui ma võtan selle kooseluseaduse ümber tulnud arutelu, siis selle sama oma Facebooki lehe pealt ma nägin, et seal oli iseenesest väga toredaid inimesi, osaliselt ka neid, keda ma pean oma sõbraks, kes olid selgelt kooseluseaduse vastu ja mille puhul ma mõtlesin seda, et nad on ju tegelikult on nad põhimõtteliselt head ja toredad inimesed. Ja neid iseloomustas ka see, et nad isegi ei puutu ühegi homoga päris elus kokku. Nad ei ole ühtegi näinud, ma pakuks välja. Aga neil on omad hirmud ja ma mõtlesin, et nüüd kui ma hakkan nendega väitlema, siis ma ei saa mööda sellest, et ma ei saa mitte mingil juhul arvata, et nad on ise kuidagi halvad inimesed. Ja võib-olla sel puhul tuleks siis nagu ära vaadata, et mis on meie need ühised platvormid. Räägime kõigepealt sellest, et millest me saame ühtemoodi rääkida ja seejärel vaatame, mida me teeme meie erimeelsustega. Ma tahtsingi, Riina, sinu juurde tulla tagasi läbi väikse põike siia, et tegelikult see on hea point, eks ju, et me loome ka mingit sellist reaalsust, eks ju, positiivses küljes, et me näitame mingeid tegelasi, kes on homofoobsed, siis me näitame juba teatud tüüpi klišeena ja kedagi, kes on hästi tolerantne nagu väga positiivse tegelasena. Aga mõtlesin, et siin ärgitada kaasamõtlemist, et ütleme järgmine samm ja mida meie ju ka selle filmiga natuke tahtsime saavutada oli see, et ta ei oleks kuidagi, et meil ei oleks mingisuguseid ideoloogilisi geisid või ideoloogilisi heterosid, et on lihtsalt üks tegelane, kes lihtsalt on gei, eks ju, et see ei oma mingisugust eraldi kõrgemat agendat. Et kui me hakkame praegu võtma, et mingitsugustest positiivsetest eeskujudest või mingit meediamaastikku, näiteks võtame filmi kõige lihtsamalt, seriaalid. Et mingisugused näited näiteks lihtsalt gei tegelastest, kes on lihtsalt gei tegelased, kellel puudub mingisugune ideoloogia, kes võiksid olla nii-öelda nagu positiivseteks eeskujudeks, et see on lihtsalt normaalne ilming ühiskonnas. Näiteid, mida vaatate?
Mul esimesena näiteks tuleb pähe seriaal, ma ei tea, kas te olete näinud, Modern Family, kus on geipaar, eks ju. Ei ole geifilm, ei ole geiseriaal, ei propageeri kuidagi mingit nagu seda tegemist. Riina juurde ma tahtsin tagasi tulla seda, et kas meil on vaja mingit gei superkangelast. Kas see oleks järgmine samm? Kas see aitaks? Et tuleks välja, et James Bond on gei? Väga moodne mõte. Või Arnold Schwarzenegger Terminator 5 tuleb, et ta on ümber programmeeritud, kuna ühiskond on muutunud. Ma arvan, et see on väga huvitav küsimus, sellepärast, et varem või hiljem tuleb nagu ajaloos välja selliseid iidoleid või kangelasi, kes on osutunud geiks, eks ole, ja siis on selline tohutu reaktsioon sellele. Ma arvan, et üks selline film on PJ Greenaway film, mis just linastus Berliini võistlusprogrammis ja seal tuleb välja, et Sergei Eisenstein oli gei, mille peale kogu Vene ühiskond on täiesti marus, sellepärast, et see on nende jaoks absoluutne iidol ja ilmselt üks parimaid filmirežissööre 20. sajandi jooksul. Ja nad ilmselt nagu seda filmi kindlasti nagu levisse ei võta ja on teinud väga palju vihaseid avaldusi pressis. Et selliseid näiteid nagu, kes on olnud ka Hollywoodis iidolid 20-ndatel tummfilmi ajastutel, Douglas Fairbanks või kes iganes, et mis on nagu pärast välja. Ma arvan, et kindlasti Hollywood on selleks valmis. Näiteks Iron Man võiks olla gei näiteks. No jah, ma mõtlesin. Ta juba näebki nii ilus välja, et see on ainult üks samm. Aga kuidas see... Vaat siin tekivad ka meie nagu mingisugused enda sallimatuse nagu kantsid. Et näiteks teie, tööte kõik, meil on siin väga salliv kamp, eks ju, Inglise kolledž, kõik on läbi arutatud, glants. Aga see sama brainstormingu idee, Iron Man gay, kuidas tundub? Kas võtab midagi filmilt ära, annab juurde? Aga kas ei ole täpselt see sama asi, et kui film on ise hea, siis minu poolest võib ta gei ka olla, et mis vahelt ei ole? Samas nagu koomiksite järgi tehtud filmides, koomiksites on gei tegelasi. Lihtsalt pigem ma arvan, et probleem on Hollywoodis. Ei taheta teha, ei taheta võtta neid tegelasi, kasutada neid tegelasi. Mitte see, et peaks võtma Iron Mani ja ta geiks tegema, vaid kasutamegi mõnda geid tegelast, kes juba eksisteerib. Räägi Riina teeb ära. Küsimus on selles, et Hollywoodi filmid üldjuhul on tehtud nii suurte eelarvetega ja tegelikult pankade rahadega. Ja see tähendab seda, et pangad ei hakka iialgi investeerima projektidesse, mis tunduvad neile, et on suure riskiga. Et seetõttu me näeme nüüd viimase 5 aasta jooksul niivõrd palju remake, sequele ja prequele, et lihtsalt puudub igasugune julgus tulla välja originaalse süžeega filmidega. Et ma arvan, et eelmisel aastal võib-olla oli 2 sellist majori filmi, mis olid originaalstsenaariumi järgi. Sa tahad öelda midagi filmidest? Ma tahan juba minna ideoloogia pinna peale, aga selles mõttes rääkides üldse laiemas plaanis selles teemas on vaieldamatult siin, vähemasti see kinopublik, kes siin istub, et te olete väga avatud meelega, te suhtlete väga palju, te olete äärmiselt intelligentsed ja selles mõttes ma arvan, et teie olete just see publik, kelles see tolerants ja kõik on nagu olemas. Ütleme vähemasti sellisel esmasel suhtlemistasandil, et te suhtlete ka väga palju igasuguste erinevate sotsiaalmeediate kaudu teiste riikide kodanikega, võib-olla teiste rahvustega ja nii edasi, teiste rassidega. Aga kui me hakkame nüüd minema teisele tasandile ja kui Ilmar on just siin riigi esindaja, siis vaeldamatult, kuna maailmas toimub väga palju konflikte ja praegusel hetkel on väga tõsine konflikt Ukraina ja Venemaa vahel, siis on selge, et Eesti riik on võtnud ka mingid teatud positsioonid mingitel kindlatel põhjustel. Ja see, mis toimub nagu läbi meedia ja mis on meile kogu aeg see informatsioon nagu peale tulemas, kasvatab tegelikult meis väga tugevat eelarvamust. Et on selge ja on ka täiesti avalik informatsioon, et seoses sellega, et Nõukogude Liidu väed tungisid Eesti territooriumile ja okupeerisid selle, et ka meie nagu esmane reaktsioon nagu vene rahvuse vastu on negatiivne, eelarvamuslik ja me kipume ikka tibla nagu tihti peale nende kohta ütlema, vähemasti nagu eelnevatel perioodidel. Ja seetõttu on väga huvitav ka film 1944, mis tegelikult näitab sest ta näitab tegelikult kodusõda, et kui eestlased olid laskurkorpuse vormis ehk punased ja siis teisest küljest, kui nad olid SS-armee vormidest fritsude poolel ja kus tegelikult on mingid 2 väga tugevat stseeni, kus juures mõlemad on eestlased, nad saavad aru, neil on erinevad vormid, et kas lasta või mitte lasta.
ja seesama, miks me tegime ka filmi osaliselt ja mitte ainult sellepärast filmi Ma ei tule tagasi, kus Ilmar oli režissööriks, mis oli tegelikult venekeelne film, tegelikult oli väga ilus lugu, mis toimus Venemaal, 2 tüdruku lugu, ma ei tea, kas te olete seda filmi näinud. Ja tänan teid. et see oli ka meie mingi kindel nagu ühiskondlik või seisukoht, et me peame nagu mõistma, et need inimesed on täpselt samasugused, olenemata sellest, et on teisest rahvusest. Aga ametlik ideoloogia tegelikult nagu vastandab, et me oleme nagu vastaspositsioonil praegusel hetkel. Ja kui me seda ei küsi, et miks see nii on või miks see niimoodi juhtub, et siis tekivadki need eelarvamused ja siis tekibki meil võimalus oma argusest hakata asju sildistama, inimesi sildistama ja neid eemaldama. Et kuidas või mida sina soovitaksid, et kuidas analüüsida või kuidas suhtuda ametlikku nii-öelda meediavoogu ja igasuguste uudiste osas, et mis tegelikult ka tekitab seda, et kõige lihtsam on näidata sündmusi ühest küljest, ühest vaatevinklist ja see tegelikult ühiskonnas tekitab minu arvates sallimatust. No ma ei saaks mitte midagi nagu teistmoodi ütelda. Ma tahan ainult öelda, et lõpuks on võimalik, et kõik laheneb läbi juhuse ja üks juhuse suurepärasemaid näiteid on see, et kui SimCity sellist arvutimängu vast teate, et kui see Simmide algus oli, siis viidi ta kuhugi arvutimängude näitusele ja siis pandi nagu mängima mingisuguses konfiguratsioonis üks peostseen ja kuna seal oli kiiresti selle demo jaoks oli siis üks tegelane, teine tuli teine tegelane ja lasti meil ise suhelda ja siis juhtus niimoodi, et arvuti pani 2 naist suudlema ja see tekitas tohutu skandaali. Aga oluline oli see, et enne seda 2 naise suudlemist ei olnud Simsil mingisugust olulist menu, aga pärast seda, kui arvuti oli tekitanud seal sellise lesbisuudluse, siis algas tähelend. Nii, ja meil ongi... Tähelend on läbi nüüd. Läbi, meie tähelend lõppes, teie tähelend jätkub. Ma loodan meie oma ka ikkagi. Teeme uusi filme ja tulge vaatama. Aitäh meie külalistele, vestlejatele ja teeme suure aplausi Ilmarile, Riinale ja Henrikule. Aitäh, keda ei pea kunagi meelitama. Ja tulevad ise. Aitäh teile. Ja teile veel siis meie poolt väike raamat Sissejuhatus soo-uuringutesse. Küsige kindlasti raamatukogudes, väga hea raamat ja väike oranž tass, et te igal hommikul tuletaksite meid meelde ja seda tänast kohtumist. Veel kord suur aitäh ja järgmiste kohtumisteni.